Lähme nüüd edasi sellise kavaga, et kandidaadid istuvad meile siia lava ette. Jah, valige endale kohad. Ja mina juhatan koosolekut, mina annan sõna, mina võtan, nii et kes soovib küsida, siis andke mulle märku ja lepime nii kokku, et küsimus on formuleeritud enam-vähem täpselt, ei ole väga pikk, et 5 minutit sissejuhatust ja siis küsime, eks ole, et siis nagu kuritarvitaks nagu teist ajada ka. Ja ma kohe räägin. Ja proovime küsimusi esialgu esitada niimoodi, et mis sobiksid kõigile kolmele. Et kui te midagi küsite, et kõigepealt ma annan näiteks Urmasele sõna, siis Liisale, siis Andresele ja järgmine küsimus jälle vastupidi. Ja võib-olla siis õhtu teise poolel võib-olla anname siis sellises toonis sõna, et me saame konkreetselt küsida näiteks Andres Herkile, et sa tegid seda või Urmasele, mis sa ütlesid 10 aastat tagasi või Liisale, et niisugused personaalsed küsimused. Olete sellega nõus? Aitäh, Tarmo! Tänan! Ma kuulsin, kõik te rääkisite, et Eesti rahvuslikud huvid ja rahvuslus, see on meie peamine lipp. Vähem kui aasta tagasi olid meil Riigikogu valimised, meil oli programm. Oskate te öelda, kus kohas oli seal programmis rahvuslus? Mina seda tean. Aitäh! Ma hakkaks siis Andresest kõigepealt pihta. Aitäh! Mul on seal portfellis üks valimismaterjal eelmistest Riigikogu valimistest. Paluks peast. Et kus me see kõige peamine lipp siis asub? Minu paki peal on täpne vastus. Aga nendest 3 loosungist nende kohta ma olen öelnud, et need olid pisut kerglased, need teemad, mida nad kuulutasid, olid kahtlemata tõsised. Haridus, perekond, inimeste toimetulek kodukuludega kindlasti on olulised küsimused, aga see rahvuslus jäi nende varju, võib-olla ma ei tea päris täpselt seda kohta, millele sa osutad. Jah, üks teema oli, mis kadus natukene sinna teiste varju ära. See puudutas kaitsevägevs. Ehk siis Reformierakonna poolt esile tõstetud palgaarmee väga selge vastus. Aitäh, Andres! Urmas! Kust algab Eesti Vabariik? Ma arvan, et Eesti Vabariik algab Eesti kodust. Eesti kodust, kus on Eesti mees ja naine, kes kasvatavad oma lapsi. Ja kelle unistus on mis? Kelle unistus on näha seda, et nende lapsed saavad paremini elus hakkama kui nemad. Ja kes tahavad ära näha oma lapselapsed. Meie, ja see on tegelikult Eesti Vabariigi tuum, on kasutatud sõna keskklass Keskerakonna poolt. See on vale lähenemine, et Keskerakond esindab või soovib luua mingit keskklassi. Kogu Keskerakonna poliitika on keskklassi vastane. Eesti rahvuslik keskklass on IRL-i kui konservatiivse erakonna huvides. See oleks tugev ja põhineks perekonnal Eesti kodu. Meie programm 2011. aasta valimistel keskendus sellele, mis on meie kõige suurem väärtus rahvana, noorte inimeste andmed. Meie kõrghariduskava keskendub sellele, et need andmed oleksid maksimaalselt realiseeritud ja ligipääsetavad haridusel oleks võimalikult suur. Kuidas Eesti rahvas jääb kestma siis, kui Eesti lapsi on rohkem? Ja Eesti emade töö, mida me nimetasime märksõnaga emapension, oleks väärtustatud sellega, et ka pensionisüsteemis emade töö on saanud tunnustus. Ja 3. märksõna, mis puudutas kodu ja seda, et meil on ligi 90% inimestest oma kodu omanik. Ja see on oluline väärtus, me oleme koduühiskond. Kas teate, et teisel kohal põhjused on, miks noored pered lükkavad edasi täiendava lapse saamist perre, elamistingimused, ahtad elamistingimused. Hästi tõsine probleem. Me oleme sellele reageerinud, juba 5 aastat toimib noorte perede kodukulu toetuse programm, millest on saanud pered, kus kasvab vähemalt 4 last. Toetust kokku on seal saanud siis toetust üle 1200 pere, kus on üle 7000 lapsed. Nii et Eesti rahvuslus ongi selle eest hoolitsemine, mis Eesti rahvuse tuum on Eesti pere ja Eesti kodu. Aitäh, Liisa! Selle valimisprogrammi preambulis, mul ei ole seda paberit käes, aga ma tean, et Lauri Vahtre vaatas seda lõppsõnastust seal veel üle, et ma loodan, et seal on see mainitud. Et mis on meie erakonna peamised eesmärgid üleüldse. Edasi koosneb valimisprogramm 4 aasta tegevuskavast, millest mina tegin perede osa ja
võib-olla tõesti peab olema tugevamalt esindatud, on siiski meil eripäraseid asju kirjas. Me oleme ainus erakond, kes on läbi aastate tegelenud eesti keele kaitsega. Tõnisel on siin väga suur roll ja kui me võrdleme Euroopa Liidus riike, kes näiteks pakuvad tasuta kõrgharidust, siis Eesti on ainuke, kes seob tasuta kõrghariduse keelega. Ehk meil on siis tasuta kõrgharidus eestikeelsete õppekavadel. Kõikides teistes riikides on see seotud Euroopa Liidu kodakondsusega või üldse mitte millegiga. Kui me võtame perede küsimust, siis jah, tõepoolest, see on üldinimlik väärtus ja selle sidumine rahvuse kestlikkusega on igal juhul õigustatud sedapidi, et Eesti, kuigi meil on väga suur immigrantide hulk, me oleme kõige immigrantide rohkem riik Euroopas üldse, meil on kõige suurem immigrantide osakaal, on meil põlisrahva hulgas sündivus oluliselt suurem kui immigrantide hulgas. Selles mõttes me erineme teistest immigrantidega riikidest ja selle hoidmine, selle toetamine on kahtlemata rahvuslik tegevus. Ka kultuuri peatükis, mis on meil läbi aegade tugevaim üleüldse, ka kultuuri peatükis on meil eraldi tähelepanu pööratud siis Eesti rahvakultuurile ja kaitsepoliitika osa on hästi tugev. Aga nagu ma oma kõnes ka ütlesin, selgemini tahaks näha neid sõnastatud ideaale, sealhulgas ka seda rahvusluse ideaali ja sellel on väga konkreetne põhjus, miks ma seda näha tahan. Vaadake, me ei saa minna väga sellist lääne-euroopalikku konservatismi keskteed pidi, mida on teinud mitmed teised konservatiivsed erakonnad Euroopas. Milleni see on viinud? See on viinud selleni, et kõrvale tulevad väga äärmuslikud, ebademokraatlikud, ka rahvuslusest rääkivad erakonnad. Ma isiklikult näiteks ei arva, et põlissoomlased oleks demokraatlik ja rahvuslik erakond. Ma arvan, et kogumus on soomlaste rahvuslik ja demokraatlik erakond. Aga mida meie peame tegema, et ära hoida selliste äärmuslaste või äärmuslike jõudude tekke Eestis, see on meie kui Rahvaerakonna missioon. Aitäh! Nii, palun, ole hea. Konservatiivsusest. Ma võiks öelda. Ütle loomulikult. Riigi eelarve on vastu defitsiidiks, et 400 miljonit eurot. Eesti eelarves 2012-2011 on üks suure eurot tõukenud üle. Eestil on riigi võnd 8 miljonit, ei ole üldse 18 miljonit. See on 3 kord Eesti riigi eelarve väärtus. See on see võnd, küll riigi erastimine, mida näitab riigi kandmikusse. Selles mõttes ja nüüd see hinnandeelne on võetud, ta on sama suur, kui oli 2008. aastal, kus oli kõige parem. SKP ei ole sellest seda tasemit saavutanud. Tänu nende 1 miljardile maksab edasi ja siis veel 200 eurot järgmise 7 aastat korravad kõrvale. Võt sellepärast, miks ei olnud ühtegi vastaajad selles järgmine, kui ta ühehäälselt vastu võtta hinda igasugust märkust, suur volikogu rääkis sest. Selge, aitäh. Urmas. Eesti riigi võlakoormus on, kui me vaatame suhtena meie SKP-s on 5,6% käesoleva aasta, mis on Euroopa väiksem. Ma tuletan meelde, et Maastrichti kriteeriumid kõnelevad 60% suhtest SKP-s. Ja meie selge seisukoht on, et seda võlakoormust tulevaste põlvede arvel, eriti arvestades seda demograafilist olustikku, kus me asetseme ja mida me ei soovi korvata ja massilise välistööjõu arvel, kindlasti mitte, et me peame olema hästi ettevaatlikud. Teine, mis puudutab praegust jooksva riigieelarve aasta defitsiiti, õige on see, et eelmise aasta riigieelarve laekus üle 2011. aasta eelarve 4,4% laekusid rohkem maksutulud. Ja ma tuletan meelde, et esimese 3 kvartali majanduskasv oli 8,8%. Meil õnnestus prognoosida
ütleme siis konservatiivselt seda eelarvet, mis on positiivne. Selle aasta riigieelarve defitsiit siis prognoosituna 2,1%-ni tuleneb sellest, et tehti palju tehinguid niinimetatud saastekvootidega, mille nii-öelda riigieelarve plussi poole läksid 2011. aastal, kus need kvoodiraha müüdi maha ja läksid riigi aktivasse, passivasse, ehk kui nende kvoodirahade eest hakkame sellel aastal ehitama 2012. aastal, lähevad siis nagu miinuspoolele. Aga mis puudutab nüüd meie väga selget nägemust riigieelarve rahastamisest, siis meie selge siht on ja see on tagatud ka Rahandusministeeriumi prognoosiga, et me jõuame jooksvasse riigieelarve tasakaalu 2014. aasta alguses, mis on igati mõistlik. Nii et see, mis puudutab ka meie valimislubadusi, need arvestavad sellega, et me realiseerime neid lubadusi, mida me oleme andnud, kahtlemata selles arvestuses, et me viime Eesti riigieelarve tasakaalu. Ja tõepoolest, nagu siin täna me oleme arutanud esimehe kandidaate debatis mitu korda, on paslik meenutada seda, et just nimelt IRL oli erakond, kes sõnastas ja pakkus välja Eesti põhiseaduse muudatuse, mille mõtteks oli tsükliline eelarve tasakaal. Ma ise kirjutasin selle muudatuse teksti ja ma pean tunnistama, et aluseks oli just nimelt 80. aastate Ameerika põhiseaduse muudatus, mille Ameerika kongress võttis vastu. Põhilisi probleeme, kui me mõtleme ka võlakriisi liikuma hakkamisest, on just nimelt Ameerika riigivõla koormus. Ja kui Reagani ajal oleks suudetud vastu võtta see, ta kukkus läbi siis nii-öelda senati tasemel, see Ameerika ja osariigid hääletasid sellele vastu, oleks suudetud vastu võtta see Ameerika põhiseaduse muudatus, oleks ka globaalne majanduskeskkond võinud olla teistsugune. Et seetõttu ma toetan igati neid Euroopa Liidu ülemkogu otsuseid, mis sätestavad nõude põhiseadustes või põhiseaduse tasemel olevates seadustes oleks paika pandud just nimelt tsükliline eelarve tasakaalu põhimõte. See on meie oluline alusväärtus, nagu Andres väga õigesti rääkis. Aitäh, Liisa, ole hea. Ma lisaks siia juurde lihtsalt mõned asjad, et Eesti eraisikute laenukoormus on märkimisväärselt suur ja on oluliselt suurem kui näiteks Kreeka eraisikute laenukoormus. Et kui nüüd rääkida riigi laenukoormusest, et siis saab teha tõesti vahet sellel laenukoormusel, mis on siis otseselt riigil ja mis on siis nii-öelda riigil kokku. Ja eraisikute laenukoormusest tulenevate järelmitega tuleb poliitilises plaanis kogu aeg tegeleda. See on probleem, aga see on ka võimalus ja seda tuleb hoida kogu aeg kuklas, et kuidas missugused otsused, mida me teeme, kuidas need seda mõjutavad, kuidas nad mõjutavad inimeste võimekust neid laene tagasi maksta. Osad laenud on võetud mitme põlvkonna peale, maksab veel järgmine põlvkond ka. Teine asi, mis on äärmiselt oluline, et me lisaks sellele eelarve tasakaalu põhimõtte seadustamisele me hoiame väga selget erinevust sotsiaaldemokraatidest ja Keskerakonnast selles hästi lihtsas poliitilises positsioonis, et meie hinnangul riigi tulud ja kulud peavad vastama sellele maksukoormuse taluvusele, mis inimestel on. Ehk nii palju, kui inimesed on valmis maksma makse, nii palju saame me kulutada. See on tegelikult väga põhimõtteline erinevus kahest teisest erakonnast, kes Riigikogus on esindatud. Lisaks ma rõhutaksin seda, et kui me räägime sellest euroala finantskriisist, mis on absoluutne fakt, siis tõesti jõuame otsapidi nüüd Andrese meelisteemasse, välispoliitikasse, aga see, mida Euroopa riigid hakkavad nüüd tegema, on see, mida meie oleme teinud. See annab meile olulist välispoliitilist kapitali ja kui midagi ette heita üldse praegusele peaministrile ja välisministrile, siis see on liiga vähene selle kapitali ärakasutamine. See heaolu tase, mis on laenu pealt tekkinud, ei saa ühelgi moel samale tasemele jääda. Euroopa riikide heaolu tase läheb allapoole ja Eestil tänu senisele heale majandamisele läheb see heaolu tase igal juhul ülespoole.
Aitäh, Liisa. Andres, ole hea. Aitäh, härra Klambergi küsimus oli väga konkreetne, et miks keegi ei hääletanud Riigikogus tänavuse aasta eelarve vastuvõtmisel vastu, kui ometi seal on võib-olla teatud riskid ja riigieelarve ei ole 100% sellises tasakaalus, nagu me näha tahaksime. No vastus on väga lihtne, et ju siis sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond ei arenda sellesuunalist kriitikat, pigem pidanuks see tulema koalitsioonis seest ja eks neid kahtlusi rahandusministrile ka adresseeriti. Ja ütleme, Jürgen Ligi positsioon siin on see, et mine tea, võib-olla läheb halvemini, kui me prognoosime, aga see oli ilmselt praeguses sellises poliitilises olukorras kõige optimaalsem lahendus eelarve sellisena vastu võtta ja 3 korda üle õla, et meil ei tuleks seda käesoleva aasta sees kuidagimoodi remontima hakata, sellepärast et nii suurt majanduskasvu, nagu see eelmisel aastal meile kätte tuli, ilmselt selleks aastaks näha ja loota ei ole, aga ma tänan Vellot järjekindluse eest nende probleemide tõstatamisel, see olete mind isiklikult päris palju parim. Aitäh, Andres.